Tere õhtust! Tervitan teid Saaremaalt. Olen Merle Vaha ja kutsun teid oma kodusesse kokaklubisse, et saaksite minu kogemusi teada, kuidas teha erinevaid kastmeid ja salatitele peale panemiseks või marinaade lihade peale. Ja kasutame täna erinevaid kättesaadavaid köögivilju, sest tegelikkuses on marinaadide valmistamine, me oleme harjunud kasutamaks liha jaoks, aga tegelikult saab marinaade väga hästi teha ka köögiviljadele, kas me tahame kiireks salatiks neid kasutada või pigem tahame me marineeritud köögivilju teha, ütleme, täiesti liha kõrvale või grillimise jaoks. Ja täna ma olen siis, et aja kokkuhoidu natuke teha, teinud teile eeltööd. Meie pere armastab väga punast sibulat. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga tõesti kevadisel ajal, kui on palju vitamiine vaja, siis ideaalne on teha marineeritud punast sibulat. Palun, olge head, kommenteerige ka siia samasse ürituse alla, kas teie olete teinud, ja ütlen ka infoks, et kuna me oleme arvestanud poole tunniga, siis panen ka pärast retseptid kiirelt ülesse ka siia sama ürituse alla. Marineeritud punane sibul. Tundub uskumatu, eks ole. Üks variant, mida me teeme, on kindlasti see, et me sibulat palju kasutame igasuguste šašlõkkide ja lihade juures, kui grillime. See on klassikaline ja traditsiooniline. Aga tegelikkuses on marineeritud sibulat täiesti hea puhtalt eraldi valmistada. Sibul on viilutatud. Kasutan selleks head Tupperware Mando Junior viilutajat, millel on kõrval 3 astet. Ja siin on praegu viilutatud sibul kõige õhemaga. Näitan ka kohe kõige õhema viiluna. Kui te tahate kiirelt marineeritud sibulat saada, siis tehke õhemad viilud. Kui teil on näiteks homme alles vaja, siis võite number 2 või number 3 viilutada. Ja näitan siia juurde lihtsalt praegu. Mul on üks punane sibul alles. Kasutan selleks siis Mando Junioril on kaasas väga hea ütleme press, millega teete sibul siia otsa. Ja nüüd paneme number 3, et me tahame näiteks liha jaoks teha number 3. Ja kiirelt viilutan lihtsalt peale vajutades. Ma loodan, et on näha. Ja tehtud. Ja näete, mitte midagi peaaegu ei jäänud järgi ja see on nüüd number 3 viil. See on nüüd see, mille me saame teha marinaadi, kui me tahame pikemalt ajalt või õhema viiluna. Et teie valik. Nii, ja näiteks on mul siis sellises ilusas kausikeses, millest kõik leiavad alati ülesse. See on meie kleerseeria. Imeilus, aprillikuus hea pakkumisega. Siin on siis viilutatud punane sibul. Nüüd lisame siia, teeme sellise marinaadi. Ja marinaadi tegemiseks kasutan ma meie segistit, millel on mõõdud peal. Väga hea. Siin on 100 ml vett juba pandud. Nii, nüüd kasutame õunasiidriäädikat. Muuseas, Saaremaal on väga hea võsel õunasiidriäädikas, mida soovitan nii grillimise, majoneeside ja kõige muu puhul äädika asemel. See on teie valik, kas te kasutate traditsioonilist äädikat või tahate natuke leebemat varianti. Nüüd siin on 100 ml vett, paneme ka õunasiidriäädikat juurde või siis puhast äädikat, kuidas te tahate. Ja lihtsalt tegelikkuses läheb veel juurde vaid sool. Väga hea pipraviskiga, soolaviskiga on seda hea teha. Ja seda saab reguleerida soola, et saada erineva paksusega. Siin sees on muuseas Himaalaja sool ja kohe teeme ka pipra. Et oleks selline hea mõnus herk ja tõesti ta tuleb selline krõmps, mis on täiesti kas võileiva peale, kas täiesti eraldi liha kõrvale pakkuda. Pipakla. Palun väga. Ja mida rohkem me tahame seda valmistada, seda tugevamalt me paneme äädikat. Kui meil on aega rohkem, siis me ei tee teda nii tugeva maitsega, aga kui meil on aega rohkem, siis paneme õrnemalt. Ja paneme ka juurde suhkurt, sest ikka üks asi peab ka ikka magus olema. Ma praegu teie kommentaare ei näe, aga pärast kindlasti vastan teile. Nii, lisan suhkurt. Kui teil on küsimusi, siis võite ka sinna kommentaaride alla kirjutada.
mille kohta te ise näiteks olete marinaadi teinud või oma soovitusi, et tekiks selline diskussioon. Ja kui mõni toode teile huvi pakub, siis selle kohta saate mulle ka kirjutada. Paneme segistile peale kaane. See 350 milliliitrine segisti ei vaja siis eraldi propellerit. Kaan peale. Ja nüüd seigime läbi. Teeme sellise lihtsalt marinaadi. Ja nüüd valame ta mõnusalt sibulatele peale, et sibulad saaksid kaetud. Kui on sibulat rohkem, siis võib alati ka panna natuke siis kas õunaädikat juurde ja nüüd kaetuna gaas peale külmikusse ja las ta seisab kuskil paar tundi ja teil on marineeritud punane sibul ideaalselt valmis. Nii, gaas peale ja läheb ootele valmis. Nii, mida me veel võiksime marineerida? Teha selliseid põnevaid kastmeid. Marineerimisel on kindlasti ka täiesti hästi palju huvitavaid ideid köögiviljade marineerimine. Tõsi, me oleme harjunud tegema neid purki, et neid, kui on suvine palju köögiviljade aeg, siis suvel tihtipeale valmistame köögiviljad ja paneme nad konserveerime, kummutame läbi ja purki. Aga kui me tahame sellist mõnusat krõmpssalatit, siis ideaalne on kiiret marineeritud köögiviljad. Ja siin on mul nüüd viilutatud. Juba kasutasin siin praegu teist viilutajat, sest see on nüüd ühe paksusega Speedimando viilutaja. Siin on viilutatud redis. Siin on viilutatud värske kurk. Kui imeõhuke, kui ilus on panna võileiva peale. Siin on viilutatud porgand. Siia võib panna kollast peeti. Siia võib panna veel, mida teil kodus just on, et tekitada selline hea maitsega kiire marineeritud köögivili. Ja jälle läbipaistvas kausis, kleerseerias, ilusti kõigile kätte saada. Porgandid on, redised on, kurki on ja jälle teeme marinaadi. Ja need samad, kordan üle, retseptid panen ma ka kõik ilusti pärast meie siia sama ürituse alla. Nii, siia läheb siis olenevalt nüüd kogusest. Retseptis on 200 grammi redistega, minul on siin natuke vähem. Siis paneme kindlasti 1 detsiliitri, muidu on 2 detsiliitrit õunasidriäädikat. Muuseas, ka seda on võimalik ise valmistada, et kes ise õunamahla teevad ja õuna kasvatavad, et väga hea. Õunasidriäädikat või valge veiniäädikat, soola. Soola paneme, võtame, siin on mul peensool ka kohe olemas meie mõnusates vürtsidoosides. Ka praegu eripakkumises lisame tsipasoola. Nii, siis lisame, mida me veel siis saaksime, kindlasti suhkurt ja vett. Ja vett panen siis ka sama palju kui õunasidriäädikat, et ta ei tuleks selline väga tugev. Kõik sõltub ajast, kui palju teil on aega oodata. Ja paneme ka suhkurt, et oleks ka magus. Kui ma teen köögiviljad, siis tihtipeale ma panen ikkagi suhkurt, ma ei pane mett. Aga kui me hakkame tegema kastmeid köögiviljadele peale või salatikastet, siis on täiesti hea kasutada erinevaid siirupeid või vedelat mett, kuidas teil just juhtub olema. Nii, siin on siis koos õunasidriäädikas, vesi, suhkur, sool ja klopime läbi. Ja me saame jälle teha marineeritud köögiviljad, millel kuskil paar tundi külmkapis seistes nad mõttavad sellise mõnusa krõmpsu maitse. Ja mis on hea meie nõude puhul on loomulikult see, et meie nõude puhul te saate panna peale kaane, mis on ka ju väga oluline. Et gaas on peal, siis ta on 100% hermetiline. Nii, segame natuke läbi. Kurk, redis, porgand ja just sellised natuke hapusust, natuke sellist erku maitset ja juba olen ma muuseas kolleegidelt näinud, et kuna kauplustes on juba saada väikseid kurke, siis tegelikkuses on väga mõnus ka teha ise juba värsket hapukurki. Ja selleks muuseas on ka tupperware kausid, tupperware anumad ideaalsed. Sellepärast, et nendega te saate väga mõnusalt hoida külmikus, algul marineerida või hapendada ja siis, kui on protsess käes, et ei taha, et ta enam hapneb edasi, siis panete kaane peale. Palun välja.
väga marineeritud köögiviljad, redis, porgand ja siia võib panna ka kapsast, erinevaid toredaid asju. Ja muuseas ka suvikõrvitsat on täiesti hea marineerida, teha sellist kiiret ja hiljem kasutada salatite jaoks. Et väga mõnus on teha näiteks jälle, mul on viilutatud suvikõrvits praegu kõige õhemaga Mando Junior viilutajaga, räägime ikkagi sellest samast viilutajast. Ära viilutatud ja paneme peale, kas me tahame sidrunimahla, näiteks teeme sellise marinaadi peale. Sidrunimahla. Kohe võtan siit sidrunimahla. Sidrun on mul pooleks lõigatud ja muuseas, ma olen ka teile alati rääkinud, et ma alati sidrunikoore riivin ära. Et see on ka üks asi, et väike nipp teile, kui te teete kastmeid, kui te teete marinaade, siis sinna te kasutate ära sidrunimahla, aga lihale, köögiviljale kõrvale on väga mõnus teha ka külmkaste. Ja vaat külmas kastmes on ideaalne kasutada muuseas sedasama riivitud sidrunikoort. Kasutan meie köögiriivid, millega on siis, mis ta on väike, mis teeb muskaati, mis võib kõva juustu riivida, kui te tahate salatite peale panna. Praegu tahame sidrunit riivida, sidrunikoort. Kõvad asjad, mida teil on vaja riivida ja teine asi, et ta on väike, et ta ei võta palju ruumi, et see on nagu ideaalne igas sahtlis, igas riiulis. Meie köögiriistadest plaanin ma ka lähiajal teha suurema tutvustuse, mida kõike nendega teha saab, sest kõigil nendel on ka nagad taga, et te saate kõik ka rippu panna. Ja palun väga, sidrunikoore riivisime ära. Nüüd võtame uuesti, võtame meie segisti ja meil on ka väga super toode olemas, köögikoti, mis on ka kindlasti paljudel olemas, kus on siis sidrunipress, munaeraldaja, sidrunikoore riiv ja eraldi anu ja lisagaas. Nii. Et need on ka selline tore komplekt koos. Kasutan ja mis kõige parem, nad kõik ideaalselt sobivad oma vahel. Pressime ära sidrunimahla. Kuna tal on väga mõnusad avad, siis sidrunimahl läheb läbi, aga seemned jäävad kõik siia peale. Et sellest ma ka just eile rääkisin teile, kes tahab järgi vaadata, vaadake kas YouTube'ist või minu ajajoonelt ja täiesti lõpuni välja sidrun pressitud. Väga mugav. Sidrunimahl, see on poole sidrunimahl, siis paneme siia juurde soola. Sool on meil veskis ja on ka eraldi peensool, võtame siis kohe peensoola. Et on sellised suuremad vürtsidoosid ja on väiksemad, mis on minu lemmikud ja mis kõik ideaalselt sobivad oma vahel. Ja muuseas nende vürtsidoosidega ka praegu on nad väga hea hinnaga. Miks nad on head? Ma olen seda rääkinud, ma kordan seda veel. Kõigil teil või väga enamustel teil on just nimelt maitseaine riiulid elektripliitide, keraamiliste pliitide kohal. Ja kui juhtub, et teie ilusad, kaunid klaasist maitseainetopsid kukuvad, siis läheb puruks teie tops ja läheb katki ka teie pliidiplaat. Ja see ei lähe garantii alla. Aga kui kukuvad tupperware, kõik vürtsidoosid mahuvad ideaalselt oma vahel kokku. Ja kõigil, mis on hästi oluline, on siin nagad, et kui on tekkinud siia tükid, siis ta lükkab need ära, et siis ei teki ohtu, et teie klaas pliidil katki läheb. Või taldrikute kohal, kus iganes te kasutate, ta on kerge, sellepärast on ta hea. Nii, sool on, mahl on, apelsinimahl, nüüd paneme pipart. Paneme pipart, pipar oligi meil juba veskis. Allegra pipraveskid on siis ka väga hea kasutada. Võite teha ka otse toidu kohal, aga siis te ei tea, palju te panete. Pipart. Ja siis praegu ma teen ta marinaadi, aga samas võib ka lisada nüüd siia juurde ka kohe õli. Aga minule meeldib, et ma segisti ei saaks õliga kokku. Et ma segan muud ained siin ära ja panen selle suvikõrvitsa peale. Nii, jälle kasutan pastatange, segan oma vahel läbi. Võib ka kaane peale panna ja siis natuke raputada.
et nad saaksid kõik ilusti maitseainetega kokku ja jällegi kordan, läbipaistvad gaasid on ju tore, kui kõik leiavad ülesse, sest kui pere on kodus, siis tihtipeale on see probleem, toitu on kui palju, kõik on karbis peidus ja leia ülesse see, mis sa tahad. Siia võime me nüüd lisada natuke oliiviõli ja viimase asjana, kui nad on nüüd natuke aega seisnud, siis ma võin ka veel läbi segada. Veel natuke segame ja kui ta on nüüd seisnud külmikus kaane all, siis enne serveerimist lisage siia fetajuustu või värsket tilli, värskeid maitseid ja väga mõnus jälle selline toidukohane. Nii, oleme nüüd rääkinud erinevate köögiviljade marineerimisest. Ideaalselt võite te teha paprikat ja kõike muud, mis teil olemas on, sellise kiire, teistsuguse maitsena, kes hautatuna ei armasta, sest ta jääb krõmps. Ta jääb värske maitsega ja vitamiinid jäävad kõik alles. Aga kuna kohe on tulemas ka grilliaeg, siis tihtipeale me ju tahame teha erinevaid marinaade. Ja selleks on väga mõnus kasutada ka jälle neid samu segistit erinevate marinaadide tegemiseks. Siis on sellised mõnusad freesermahutid, 2,5 liitrit aprillis, praegu veel see nädal väga hea hinnaga saadaval. Kasutamiseks nii sügavkülmas kui tavakülmikus, aga mida hoian ka mina siin. Näiteks on mul siin sees praegu peaaegu 1,7 kilo peekonit. Lihad, hakklihad, kõik mida te tahate õhukindlalt hoida. Ja ideaalselt siia sama sisse saame me teha ka marinaadi lihale peale. Kui tahame, et oleks pikad ribad marineerimiseks, jätamegi pikad ribad. Kui me tahame, et ta oleks selline ütleme, šašlõki moodi, siis lõikame kääridega väiksemaks ja ongi väga hea kasutada. Kus teha liha selliseks mõnusaks maitseks, kus valmistada? Suurepäraselt sobib selleks meie salati tsentrifuug. Marineerimiseks ja pärast ka tsentrifuugimiseks, et liigne marinaad ei jääks liha peale. Miks see on hea? See on hea selle jaoks, et kui te panete liha grillile, siis kui ta on marinaadis tilku, teie grill, kõik kärssab, kõik on pärast kititud kinni, puhastamist on tunduvalt rohkem. Kõigepealt pangegi salati tsentrifuugi liha, lisage, mudige läbi soolaga, erinevate sibulate asjadega ja tsentrifuugige. See on täpselt seesama, mida te teeksite tegelikult kätega või tahaksite nagu, et ta seoks paremini ära. Ja laske siin samas seista, sest salati tsentrifuugis on kaasas ideaalne mõnus 100% hermeetiline gaas. Siin on sõel sees ja sõela peal on liha, mis on juba maitseained, sibulad, asjad lisatud ja väga hea marinaad muuseas lihale on just nimelt šašlõkina on sibul, küüslauk, loorberi, pipart, vürtsi, suhkurt ja soola. Kõik, mis meil tavaliselt olemas on. Aga mis on liha jaoks eriti oluline, on kindlasti see. Pange alati tsipaõli, siis ta ei kuivata liiga liha ära. Ja teine, pange alati ka natuke sinepit, sest eriti kui te teete kuiva marinaadi, kui te ei pane väga palju vett ja äädikat, kui te tahate kuiva marinaadi, siis sinep on see, mis hoiab lihamahlad enda sees. Ja selleks on ideaalne kasutada just nimelt ka siin, kas siin samas hoida tsentrifuugis või siis karpi kohe sinepi ja maitseainetega kokku tehtuna. Ja tegelikkuses, kui tsentrifuugiga ta läbi lasta, siis ta võtab selle, nagu öeldakse, et muditakse liha läbi, siis see töö on juba tehtud. Te ei pea seda tegema ise. Tsentrifuug teeb teie eest. Väga mõnus. Ja muuseas, grillribide puhul soovitan soojalt, vaadake järgi oma sügavkülmad, vaadake järgi oma moosipurgid. Me oleme kodus, meil on vaja tihtipeale ära kasutama hakata erinevaid moose, sest kohe on uus hooaeg peal, kui asju sisse teha. Mustsõstra marinaad muuseas grillribile. Milline glasuur. Super hea. Ja selleks, ma panen ka selle retsepti, on väga hea kasutada just nimelt kas mustsõstraid sügavkülmast või mustsõstra moosi, suhkurt, mett, tšillit, natuke võid, sulavõid lisan, tekitan sellise glasuuri ja sellega ribid üle teha ja siis grillida. Et mädarõigas täpselt samamoodi annab väga head maitsed. Ja
Sealiha puhul on täpselt samamoodi väga hea kasutada näiteks, kui te tahate hästi kiirelt. Kui on nii, et käisin poes, täna on ilus ilm, päike paistab, mõned tunnid on veel soe, pere on kodus, teeks koos kiirelt grilli. Siis koriander on üks selline, mis alati on hea kasutada värskelt. Juba tuleb aiamaalt petersell, kellel on talisibulad, kellel on juba kasvuhoones midagi tulemas. Ja koriander on siis hea hoida meie ventsmartkarpides, kus tõesti kõik köögiviljad seisavad värsked, gaas peal, et väga hea kasutada. Koriandriga ja siis selline kiire marinaad ja meresoola ja täpselt samamoodi kõik liha peale meie salatispinnerisse segamini ja ideaalne marinaad valmis. Ja lasen seista sealsamas salatispinneris. Kui on ettevalmistusaeg läbi, sõed on juba parajad, võtan salatispinneri, spinnerdan veel läbi, et liigne vedelik ära tuleks ja siis kas paneme vardasse, kas paneme tangide vahele, teeme meile sobiva marinaadi. Ja kui ilm on selleks ajaks külmaks läinud, siis on ideaalne võtta välja kas ahjuplaat, selline tore, neid on 2 tükki mahub kõrvuti või on ka suuremat varianti silikonist, mille peal saab liha teha ahjus. Lihtne. Kui on õues külm, sest praegu on päike kaval, aga õhtuks läheb jahedaks, siis leiate te ka kindlasti Tupperware erinevate toodete seast selliseid toredaid asju, mida saate hästi kasutada. Plaanin teha edaspidi veel ka marineerimise kohta esitlust ja kindlasti tahan valmistada lähiajal külmadest suppidest esitluse, et kui teil on huvi, siis küsige julgelt, et mida võiks veel teha, mis tooted pakuksid huvi ja milliseid retsepte võiks jagada. Teen ka palju gluteenivabasid toite ja seepärast juba järgmine nädal kutsun teid ka kolmapäeval tegema minuga koos gluteenivaba rullbiskviiti. Tundub võimatu, aga on võimalik. Kindlasti teeme seda koos. Kana on täpselt samamoodi väga hea teha kiire marinaadina ja jälle kana puhul on hästi hea just kasutada jogurtit, kus ma panin oma maitsestamata jogurtiga. Muuseas näitasin teile juba teine kord, et mulle meeldib ka siin karbis hoida muuseas maitsestamata jogurtit, sest keefir, maitsestamata jogurt on ühed põhilisemad sellise mõnusa marinaadi, mida teha peale lihadele osad. Et keefir on väga mõnus, ta on natuke hapu. Kas teil on jäänud õunamahla? Kas teil on muuseas ka isegi väga huvitava maitsega, kui teil on marineeritud enda kurgid? Siis seda sama marinaadi on väga hea kasutada ka liha grillimisel. Et ta teeb liha selliseks mõnusalt pehmeks, tsentrifuugita ära, siis see marinaad imendub liha sisse kiiremini, te ei pea kätega seda tegema ja on väga lihtne kasutada. Et ka selle jaoks on väga hea kasutada. Ja siis paneme siis liha vahele nüüd need jämedamalt viilutatud sibulad. Selline hea lihtne. Salsat võib edukalt ise teha. Salsa on nüüd ka üks asi, mida me pakume tihtipeale ikkagi juba, kui liha valmis on. Ja üks veel väga hea kaste, mida pakkuda liha kõrvale, on täpselt samamoodi minu üks põhiline lemmik, on loomulikult, on jällegi maitsestamata jogurt. Kasutan teda tõesti igal pool. Ta on tervislik ja hea teha ja muuseas teen ka ise majoneesi. Ja ka seda näitan teile juba järgmine nädal. Majonees ise valmistades, eriti kui teil on kodumunad, te ise otsustate, mis maitsega ta on ja te ei tahagi enam kaupluse majoneesi. Ausõna. Nii et olge olemas nii järgmisel esmaspäeval kui järgmisel kolmapäeval. Teeme tšatšiki kastme, sest liha tuleb grilli pealt ja kuidas seda teha. Selleks on mul siis võetud, praegu on karulaugu aeg. Karulauk on ära pestud, pandud salati tsentrifuugi, sõela peale. Sõelaga pesen ta ära, sellega on ideaalne, pesete viinamarjad, pesete marjad ära, tsentrifuugi sisse ja karulauku peab palju praegu sööma. Kui teie teete 1 ringi, siis ta sees teeb 8 ringi. Ja palun väga, siin on mõnus ava, valame liigse vedeliku ära. Kui me oleme võtnud piisavalt karulauku ära, kui palju me tahame kasutada, siis me võime võtta
ja palun väga, karulauk on kuiv. Võime võtta kaane, panna peale ja seisab hermeetiliselt. Aga meie teeme täna kiirelt tšatšiki kastme. Kasutan selleks kuna mul on karulauku rohkem. Muidugi saab seda ka teha ideaalselt meie väikse herbshopperiga või siis meie keskmise smoothie shopperiga. Aga minu suur lemmik on alati need 2 toodet. Extra Chef, mis on siis suur, millega on väga hea teha erinevad asjad. Ja väike herbshopper. Nii, karulauk kasutan köögikääre. Karulauku teen pestot. Kasutan just nimelt täiesti lihtsate määrde tegemiseks. Kas te teete võiga, kas te teete maitsestamata jogurtiga, kas teil on toorjuustu. Karulauk hakkida ära, lisada natuke meresoola ja jogurt juurde või toorjuust ja vitamiinid on teil omast käest olemas. Näitasin teile ka teine päev, kuidas kasutada näiteks ka nurmenukku. Soovitan soojalt, ärge unustage seda, sest nurmenukk on tõesti väga tervislik. 1 leht päevas annab teie C-vitamiini vajaduse päevas, et kasutage seda. Ja juba on värsked naadid, mäletate, naadid pidid olema siis nagu varese jalad või hobuse pea või siis ka täpselt samamoodi on nõges juba, et kindlasti teeme ühe väga tervisliku rüübiskviidiga. Karulauk on siin sees. Nii peeneks, kui me tahame. Palun väga. Lisame siia kurki. Kurk oli mul nüüd ka viilutatud. Kurk on ka viilutatud, ütleme selle peenikesega Mando Junioris. Värsket kurki. Kui teil on hapukurki, te võite ka hapukurki panna. Lisame kurgi. Siis küüslauku praegu meil vaja panna ei ole, sest karulauk täidab ka seda funktsiooni. Kui on olemas kodus värsket tilli, kindlasti on sügavkülmas olemas, võtke sügavkülmast juba välja. Jälle sidrunimahl. Sidrunimahla pressimiseks kasutame jällegi meie segistit. Paneme sidruni pressi siia peale, mis on siis köögikati üks osa. Pressime sidrunimahla, laimimahla, mida teil kodus on. C-vitamiini me väga vajame, on selleks ideaalne praegu. Nüüd paneme siia, olenevalt siis kogusest, paneme siia sidrunimahla ja jälle paneme soola ja jälle paneme pipart. Ja te saate just nimelt sellise mõnusa hõrgu kastme, kas liha peale, kas kotlettide kõrvale, kas olete teinud erinevaid, mis iganes, pikk poiss, kõigi selle jaoks. Ja viimasena tuleb juurde Kreeka jogurt. Kreeka jogurt, mis on siis ka väga hea. Selline kena paks, korralik ja ta tuleb täielik määre, sest tõsiselt tehke kuumad saiad pärast sellega. Pange lihtsalt leiva peale ja väga hea perele vitamiinide andmiseks. Ei pea poest ostma vitamiine, kui meil on looduses nii palju häid asju olemas. Ja tšatšiki kaste on valmis. Ja täpselt samamoodi, palun väga, ta ongi täiesti nagu määre, mida on väga hea siis kasutada. Nagu ma juba eelnevalt ütlesin, lihade asjade peal. Väga mõnus. Erinevaid maitseaineid on väga palju olemas ja nagu minu hea üks sõber, kes on kokk, on mulle korduvalt öelnud, ära osta poest valmis maitseainesegusid, vaid osta sool, pipar ja puhtad maitseained. Ja sellepärast meeldib minule väga palju, kus ma nad panin, osta, praegu küll ei ole laatasid, aga näiteks on ka muuseas variant, et osta sellised, kui laadal käite, laske alati peale kirjutada. Siin on tšatšiki, muuseas, kõik need küüslaugud ja muud köögiviljad on ära kuivatatud. Ta ei sisalda soola. Kilekotis hoides on tihtipeale vaja vaadata, kus me ta paneme. Ja muuseas, ma ostan alati just sellise paraja suurusega kilekotiga, et nad pärast, panin ta siia praegu eraldi ümber, et teile näidata, ta sobib ideaalselt meie maitseaine topsidesse. Samamoodi
müüakse laatadel ka erinevad suitsutatud, need on maitseainet.ee, ma loodan, et nendel on ka e-pood praegu olemas, tõsiselt head hmeelissumeelid, erinevad ürtide segud, hästi palju toredaid asju. Et suitsutatud küüslaugud ja kõik sellised. Kui nad on sellistes karpides, nad ei ole hermeetilised. Et selle jaoks mõelge läbi, kas te soovite suuremaid, kõrgemaid või väiksemaid. Praegu on nad ilusti saadaval veel see nädal. Väga suured lemmikud. Ja muuseas, mida ma ka kindlasti tahan kiita, ta on küll klaaspurgis, aga on persilaade. Tervitused Ritale Haapsallu, kellelt ma sain selle idee, et hakata tipikastet tegema persilaadega. Tõsiselt mõnus, selline hõrk, kerge maitse. Ja kui tipikastmest veel rääkida, siis üks minu suur lemmik on ka kasutamiseks. Kas te olete ise teinud mingid magusad erinevad kastmed? Lihtsalt selle sama jogurtiga pange kokku magusat hinnapärast kastet ja te saate väga hea ja kerge sellise suupiste kastme, millega tippida lillkapsast, porgandit, kurki, tehke õhtul sekse valmis ja perele hea pakkuda. Ja tegelikkuses on nii, et just tuli ka väga selline tore uudis, et väga hea pakkumine on praegu meie 6-liitrisele lauapärlile. Võtke kiirelt ühendust, see on poolide, arbuuside, kõikide selliste värske hoidmiseks, serveerimiseks, salatite tegemiseks ideaalne ja tagurpidi muuseas on ta tordikarp. Selline suurepärane uudis. Ja lisaks on siis sellised hästi ilusad Florida kausid, millel on siis peal päiksekiir. Ja see päiksekiir tähendab tegelikkuses seda, et sellega avatakse, vajutatakse keskele peale kaan ja sulgemine käib siis lihtsalt keskele. Te ei pea kätega vaeva nägema. On erinevas suuruses. Ja minu suured lemmikud, Basic Line mahutid on ka sellel nädalal eripakkumises. 2,5 liitrit, 5 liitrit. Siia saate panna kõik selle, mida te tahate, mis pere kohe üles leiaks, et oleks teil tehtud ennem erinevad salatid, erinevad suupisted valmis õhtu jaoks, et oleks tore pidu. Kirjutage, kuidas teile meeldis, kas on erinevaid soove ja panen ka retseptid siia sama ürituse alla. Ja teen ka ära loosimise, niipea kui siin on üritus lõppenud, et kõik, kes jagasid meie üritust ja kutsusid kaasa, vähemalt 5 sõpra vaatama, kõigi vahel loosin ma välja sellel kuul eripakkumises oleva köögisalvräti hoidja, mis on tõsiselt mõnus kasutada sellise hea käepidemega ja siit kinni hoides lukustab ära ja muul ajal kasutan retseptide hoidmiseks. Nii et hoidke põialt, mõelge kõik, et teie võidate ja kohtume juba kolmapäeval. Kolmapäeval teeme tervislikud küpsetised ja kell 8, et te jõuaksite ka ennem toimetada mujal. Ja neljapäeval on Tupperware Eesti kodul Facebooki lehel ka kell 18 miniesitlus. Kirjutage mulle, avaldage oma soovid ja kohtume jälle. Olge terved, kõike head!